Tere siis veel kord kõigile ja kohtasin täiesti juhuslikult, kuigi uskliku inimesena peaks ütlema, et juhuslikku asja ei ole. Käisin Pärnus pillipoes, pole väga ammu käinud ja tulin keldrist välja, sealt Pühavaimu tänaval keldrist. Tulin keldrist välja ja põrkisin kokku ühe tuttavaga. Ja me olemegi tuttavad, me ei ole sellised lähedased südamesõbrad, aga me oleme tuttavad, me teame teineteist. Ja kuidagi läks vestlus väga huvitavaks. Ja siis ühel hetkel see inimene hakkas kirjeldama enda teekonda Jumala poole. Ma isegi ei palunud tal seda teha, aga ta kuidagi me hakkasime rääkima, ma ei mäleta, mis see täpselt teema oli, ta ütles mulle sellised sõnad, ütles, et tead, et palvetamine aitab. Ma olin kohe nõus muidugi, see on ju pastorina, sa oled ju kohe nõus, et muidugi palvetamine aitab. Ja siis ta rääkis oma sellist teekonda, mida ei ole minu roll praegu siin hakata lahti rääkima, tema teekonda Jumala poole. Aga see tõdemus, et palvetamine aitab ja ma olen praegu mitmete inimestega erinevatest kirikutest ja kogudustest rääkinud, siis nad on kirjeldanud, et praegult on kogudustesse tulnud täiesti uut tüüpi inimesed. Uut tüüpi, jah. Et ma ei tea, kas sa tead, et sa oled mingi tüüp. Me kunagi ei taha olla mingi tüübid. Kuigi poistel on see nagu teistmoodi, ongi niisugune tüüpide ja kutide, sägade ja põkkide maailm, et sa oled mingi tüüp. Aga üldiselt me ei tahaks, et meid pannakse mingitesse klassidesse. Aga on olemas täiesti uus selline seltskond inimesi, kes on siis tulnud Jumala juurde, mitte läbi selle, et ma olen elanud oma sellist põnevat piduderikast meeleolu ja siis ma olen jõudnud mingisuguse põhja ja siis ma ütlen, et okei, Jumal, ma vajasin, vaid on inimesed, kes tegelikult see Jumala otsing on hakanud pihta juba ammu varem läbi erinevate selliste vaimsuste, läbi erinevate selliste vaimsete, esoteeriliste ja narkootiliste praktikate, et jõuda selle Jumalani. Ja siis selle tuttavaga rääkides seal teekonnal oli sarnaseid asju, siis oli see tõdemus, et ühel hetkel ise enam ei jõua. Sa pead ise kogu aeg nagu tubli olema, sa pead ise kogu aeg mingile uuele tasemele jõudma. Kogu aeg pead midagi tegema, sest lõpuks sa ei jõua seda. Ja palve aitab, et Jumal aitab, et ma võin kogu koorma tema peale panna. See oli tõdemus. Lihtsalt see mind kuidagi niimoodi puudutas, läks mulle korda. Ja üldsegi mitte ka selle seonduvalt loen teile 2. Timoteuse kirjast 1. peatükis salmid 6-14. Nii et kui sul on olemas piiblist või piibli äpp, siis sa võid üles otsida 2. kiri Timoteusele, Uues Testamendis asub see. Ja 1. peatükk ja salmid 6-14. Olen prillid pähe ja loen eesti keeles. Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte peale panemise kaudu. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast, Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega. Mitte teie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse järgi ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses, Jeesuses enne igavesi aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse, mille kuulutajaks ja apostliks ning õpetajaks mind on seatud. Sel põhjusel ma ka kannatan. Ent ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päevani. Võta terve õpetuse eeskujuks see, mida sa minult oled kuulnud usus ja armastuses, mis on Kristuses Jeesuses. Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia püha vaimu abil, kes meis elab. Aamen. See on ta sõna. See koht hakkab pihta sellise toreda fraasiga. Seejuures ma vaatasin jällegi, andke mulle andeks, et ma
mõnikord piibli või need jutlus ettevalmistades kasutan mingi piibli kommentaare ja siis kuna ma olen õppinud seda teoloogiat, seda õpetust igudest, siis lööb välja selline professionaalne siuke mingi asi. Noh, ma ei tea, kui sa oled mingid asju sügavuti, natuke rohkem kui sügavuti õppinud, siis see mingid teemad lähevad sulle korda, sa tahad sügavuti minna. Kas Roland on ju keemiat õppinud niimoodi sügavuti? Ma kujutan ette, et kui Rolandiga sinuga hakata rääkima mingi keemia, siis sul hakkad kohe midagi muud tööle, hakkad kuidagi nagu teistmoodi seda mõtlema. Kui mina ütlen, et naatriumkloriid ja sellega ongi minu keemia, siis ma arvan, et Roland võiks meil teha täna pika loengu ja väga süviti minna. Ma täna vaatasin järgi, mida sa oled saavutanud, siis ma olin kohe, vau, siuke vend käib siin. Aga kui sa oled õppinud teoloogiat ja kui sa oled õppinud kreeka keelt, siis mõnikord tekib selline põnevus, et okei, mida see sõna tähendab ja kui palju seda on Uues Testamendis olemas. Ja see fraas lõkke lõhutama, seda on üks kord Uues Testamendis. See ongi see sama kord. Ja Paulus ütleb, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande. Praegusel ajal me tahame tuld teha, me kasutame tikke tulemasinaid reeglina, kui meil on vaja elusat tuld. Kodus paned küünla põlema, paned lõkke põlema, loodame, et need külasid ja saunasid ja majasid ei panenda põlema. Aga kunagi ammu, enne tikke, kunagi oli siuke aeg olnud, kui tikke ei olnud, siis ja ei olnud alati ka neid tulekivisid, millest tuld lüüa kaasas, siis olid hõõguvad sööd, mida kasutatigi järgmise tule süütamiseks. Tavaliselt, kui kodukoldes tehti tuli, siis tuli põles ära ja nendele sütedele, mis olid jäänud, kuhjati tuhka peale. Et see seal tuha all on soojus ja need sööd jäid veel kergelt hõõguma. Või olid olemas sellised spetsiaalsed anumad, mida nimetatakse ilusa nimega sütevakk. Jaa. Ma olen seda ka öelnud, ma mäletan, kui ma tulin Pärnusse tööle Sütevaka koolis, ma ei teadnud, mida see sõna sütevakk tähendab. Ja ma arvan, et see on keegi kuulus Eesti kultuuritegelane. Et on Koidula gümnaasium ja Sütevaka gümnaasium. Ma mõtlesin, et see väga piinlik küsida ka, kes see sütevakk on. Kes on see kultud Eesti kultuuritegelane Sütevaka. Aga tegelikult see on siis anum, kus hoiti süsisi. Aga nüüd selleks, et saaks uue tule süüdata, peab sellele sööle peale puhuma. Ta vajab hapnikku. Ja see süsi ise, et seda süsi saaks tekkida, on pidanud ennem olema põlemine. Lihtsalt võtta üks puutükk ja hakata sinna peale puhuma on, hea põnev viis, kuidas aega veeta. Aga ta ei anna mitte mingit olulist tulemust. Sa saad ennast oimetuks puhuda. Puuga väga palju midagi juhtu, võib-olla läheb natukene pealmine osa kuivemaks, tuld sealt ei saa. Selleks peab olema süsi, mis on põlenud ja mis on lõkkest võetud, aga kus see hõõgumine on veel alles jäänud. Ja nüüd Paulus kasutab seda sama võrdlust. Ta ütleb, et ma tuletan sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele või puhuksid põlema selle Jumala ande, mis sulle on juba antud. Uues Testamendis on mitmeid selliseid loetelusid Jumala püha vaimu annetest. Ja me teame seda, mida ka Uus Testamendis me saame lugeda, et Jumal annab igale inimesele, igale usklikele, kes küsib ta käest oma vaimuanni. Ja neid on, neid loetelus on palju või mitu, aga need saab jagada sellise 4 kategooriasse. Korraks lihtsalt mainin need ära, et võib-olla sa oled mõtlemas, et oi, et ma ei tea, kas mul on mingit vaimuandi, aga võib-olla sa juba tunned midagi ära, kuule, et see on küll, milles ma juba olen hea. On olemas ilmutusannid. Need on näiteks siis tarkus, tunnetus, vaimude eristamine. See eelkõige tähendabki seda, et sa oled võimeline aru saama erinevatest õpetustest. Sa oled võimeline ka puht intellektuaalselt aru saama näiteks pühakirjast. Sa oled võimeline võrdlema oma vahel erinevaid õpetusi, tegema üldistusi, analüüsima. Ja võib-olla see on midagi, milles sa oled juba hea. Ja see on Jumal andnud sulle. Siis on olemas sellised väeannid. Ja need on nüüd need asjad, mida aeg-ajalt öeldakse, et need on kõige olulisemad annid.
Need on natuke, võiks öelda, need tsirkusannid, selles mõttes, et selle sa paned kohe suurele postrile. See kutsub kokku tohutud rahvamassid, kes kõik tahavad näha, on usk, tervendamine, imeteod. Ma ei tea, kas sa oled käinud mõnel sellisel tervenduskoosolekul, kus öeldakse, lubatakse, et täna saab terveks hästi palju inimesi, siis sa näed, et see on selline põnev ettevõtmine. Mul on küll nagu oma suhe selliste üritustega just selles mõttes, et millegipärast sinna ettepinki lähevad istuma kõik terved ja tavaliselt need, kes on haiged ja kes vajavad eespalvet on kuskil taga. Et tegelikult peaks olema vastupidi, et need, kes vajavad sellist tähelepanu eespalvet, peaks olema ees ja me teie ees palvetame, aga säravama pintsakuga ja ägedama lipsuga vennad istuvad sageli rohkem ees. Aga see on minu probleem, see ei pea ütlema, kas on Jumala vaimu and ka uskuda rohkem, kui tavaliselt me suudame teha terveks. Me palvetame tervenemiste eest ja mõnikord ka mingid imeteod. See on Jumala vaimu and. Siis on sõnaannid, prohvetlik kõne, see võime aeg-ajalt näha mingite asjade taha või näha mingitest asjadest läbi. Ma ei mõtle füüsilist objektidest läbi, et ma vaatan siia, ma saan aru, kuidas juhtmed jooksevad seinad. See ei ole see ainult. Või et mul ei ole põhimõtteliselt üldse röntgenit vaja, et ma lihtsalt vaatan käe peale, ma näen ära, on mõra või asi. Vaid see, et ma näen inimeste olukordades või Jumal näitab mulle mõnikord, mis on mingi olukorra taga, mis on mingi vaimne reaalsus. On keeltes palvetamine, on nende keelte tõlgendamine, on õpetamine. Näiteks see, mida mina praegu teen, on siis selline sõnaand. Ja see on teenimisandid. Ja need on mõnikord see, et me isegi ei mõtle selle peale, et see on Jumala and. Aga tegelikult need on väga olulised. See on juhtimine, on halastus, jagamine, abistamine. Nii et mida Paulus ütleb, et see and, mis sulle on juba antud, kui sulle juba on palvetatud ja käed peale palutud ja palutud Jumalaks oma anni, siis me saame uskuda, et Jumal on mingi anni sulle juba andnud. Aga mõnikord need annid jäävad kuskil meile peitu, varju, sest me ei tea, kuidas see peab välja nägema, kuidas see peab juhtuma hakkama. Ja nüüd Paulus ütleb, et õhuta ülesse, õhuta lõkkele. Nüüd, enne kui me selle õhutamise juurde läheme, peab veel ütlema, et ükstapuha milline nendest loetud andidest ei oma mitte mingisugust tähendust ilma armastuseta. See on Pauluse esimene kiri Korintuse kogudusel 13. peatükk, kui te loete seda, siis ta ütleb, et kõik, mida me tunnetame, kõik väeannid, kõik on poolik. Ainult armastus. Kõige suurem on armastus. Et ilma armastuseta need annid on poolikud. Kuid selleks, et tuli läks põlema, vajab ta hapnikku. Selge. Me teame, et on olemas küll mingisugused ained ja sõjaväetööstus on tööstanud ka välja sellised ained, mis on vastupidised, mis paneb põlema, sa hakkad hapnikku tootma. Seal on lihtsalt see, et neid ei saaks kustutada, aga üldiselt tuli vajab hapnikku. Hapnik on tuletoit ja kui tuled võtta hapnik ära, siis tuli kustub ära. See on selline lihtne teadmine. Nüüd, mis on siis nende vaimuandide hapnik, toit? Et kuidas me saame lõkke lõhutada? Kas peaks rohkem palvetama? Kas peaks rohkem pühapäeval koguduses käima? Kas peaks rohkem annetama? Äkki? On selliseid liikumisi, mis ütleb, mida rohkem sa annetad, sa rohkem sa vaimuandi saad ja seda vägevamaks ta läheb. Kui sa sellisesse kohta satud, palun lahku hästi kiiresti sellisest liikumisest. See on sekt, see on juba ohtlik. Et sa jääd üsna pea oma rahast ilma. Aga mis on siis vaimuandide hapnik? Mis on see toit, mida nad vajavad? Ja, see on küsimus, kooli küsimus. Aga koolis võib vastata ka valesti ja midagi sinuga ei juhtu. Kogudus Jumalapillis võib ka valesti vastata ja mitte midagi ei juhtu. Mis te pakute? Mida on vaja selleks, et mingid vaimuannid saaksid hakata uuesti või hakkasid kasvama, lööksid välja, saaksid... Püha vaim juba on olemas. Paulus ütleb, et õhuta ülesse. Sa võid ise midagi... Mida on siin vaja? Paleta. Loen piiblit. Paleta ja loen piiblit. Paleta ja loen piiblit ja hakkad paremaks
juhiks. No see on juhtimine vaimond. Või oled parem õpetaja. Võib olla. See võib aidata, jah. Kuid selle juurde on vaja tegusid. Tegelikult on vaja need asju tegema hakata. Käisin vaatamas uut kodumaist mängufilmi. Meie Erika, Annaga käisime vaatamas. Oli väga hea film, oli emotsioone, oli kõik meil, kes keegi on vaatamas käinud. No, juba on, nii. See oli tore film, seal oli mitu toredat kohta. Minu lemmikkoht oli loomulikult see, kuidas eestlast iseloomu tuli välja, kui 2 eestlast, kes pole ammu Eestimaal olnud, on Moskvas treeningutel olnud ja saavad ühes kupees kokku ja siis ütlevad, et üks ütleb teisele, et nii hea on lõpuks eesti keelt rääkida. Ja siis mõlemad jäävad vait. Eestlased saavad kokku rääkida rõõmsat eesti keeles juttu ja midagi vaikides Moskvast Tallinna poole. Aga selles filmis mis mulle nagu meeldis on see, et selleks, et sellest Lõuna-Eestist päris tüdrukust oleks saanud olümpiavõitja, oli vaja tegusid. Vaadake, need teod ka, millest Piibel meile räägib, on loomulikult see on usust kantud teod, et me usaldame, et Jumal on andnud mulle selle vaimuanni. Ja veel kord ütlen, et mingid asjad on juba see, milles sa juba oled hea. Selle, milles sa juba loomulikult oled hea, kas see on Jumal and. Osad inimesed on väga head selles, et neil tuleb väga hästi välja selline asi nagu selline abistamine või teenimine. Ja osad on väga head selles, et nad on väga head kõnelejad ja nii edasi ja nii edasi. Kuid meil peab olema usaldus Jumala vastu, et see ei ole lihtsalt mingisugune minu ettekujutus, kuidas asjad peaksid olema, vaid me usaldame, et see on Jumala tahe, mis sünnib. Ja siin samas kirjakohas me näeme, et ma ei tea, kas te teate, mis on usu vastand? See on teine küsimus. Mis on usu vastand? Ei. See on argus. Ja siin Paulus ütleb, et Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu. Hirm on inimese loomulik seisund. Hirm on normaalne asi. Iga kristlane võib ka karta. Aga argus on selline, kus hirm neelab see juba alla. Ja võiks öelda, et kui ma lugesin täna seda Piibli kohta, siis ma kuidagi avanesin teise nurga, et mõtlesin ka usk ongi ju kombinatsioon väest armastusest ja mõistlikkusest. Et usus on olemas see vägi, et ma suudan uskuda midagi, mida praegult võib-olla isegi ei näe. Kas või meie igapäeva elus on ju see, et me usume, et homne päev tuleb. Noh, selline näide. Me tegelikult usume, et inimesed on usklikud olevik. Me oleme alati tuleviku poole vaatavad. Aga selles on ka armastust. Ja selles on ka mõistlikkust. Kui Jumal annab sulle mingisuguse vaimuanni, siis ei tähenda, et see potentsiaal on täiuslikuks saanud kohe. Vaadake, nii nagu selles filmis Erika, nii samamoodi, me teame seda selliseid nähtusi nagu beebid. Kõik me oleme kokku puutunud nendega. Ja on üks selline müüt, mida öeldakse, et vastsündinud lapsed on hästi ilusad. Ei ole, te teate, et on sellised roosad kortsuskotid ja ei vasta nagu mingisugustele esteetilistele standarditele. Et selle järgi näiteks me ei vaata, et maailma kõige ilusamaid inimesi, reeglina on millegi pärast naised, siis neid ei võrrelda tittedega, vastsündinud beebidega. Kes sarnane kõige rohkem vastsündinud imikule, see on maailma kõige ilusam naine. Vist mitte. Kuid, näete, siit üks tuleb. Tema on juba päris okei väljanägemisega. Juba poldid on sirgu saanud ja on niisugust on mida imetleda. Kuid see iga vastsündinud imiku näiteks lihastes on potentsiaal
saada maailmameistriks näiteks raskustõstmistes. See potentsiaal on olemas. Selles filmis Eerika, sellel Lõuna-Eesti tüdrukul oli olemas potentsiaal saada olümpiavõitjaks trekisõidus. Aga ta ei olnud kohe olümpiavõitja trekisõidus, vaid selleks pidi ta tegema. Ja ta pidi hakkama tegema mingid tegevusi, mis viisid ta sinna. Ta pidi olema usk, et see asi on võimalik. Ja nende vaimuandidega on samamoodi. See, et Jumal on andnud sulle vaimuanni, kui su eest on palvetatud, siis me võime usaldada, et Jumal on andnud sulle mingi vaimuanni. Siis selleks, et need asjad saaksid lõkkele lüüa, on üks asi tõesti elada sellises hirmus ja arguses, et äkki läheb midagi valesti. Või teine asi on see, et ma hakkan tegema mingeid samme. Ma hakkan neid asju proovima. Ma teen ja teen ja teen ja teen. Ja on vist selline printsiip, mis öeldakse, et kui sa oled midagi 10 000 tundi teinud, et siis sa oled sellel alal meister. Ma ei tea, kas sinu elus on midagi, mida sa oled 10 000 tundi teinud. Söömine. Päris hästi juba paneme siin. Magad õnnestub küll. Magamise maailmameistrivõistlused võime ära korraldada. Aga on ka veel terve rida asju, professionaalseid asju. Et ma mäletan seda, kui ma elus esimest korda nägin kompuutrit, arvutit ja see tundus ikkagi juba see, et kuidas on võimalik, et see asi teeb mingeid asju ja sa vajutad mingeid klahve ja see esimesed korrad sellel klaviatuuri tippimine, see tundus juba nii keeruline asi. Ja nüüd peaaegu enam ei mõtle, kui on vaja arvutiklaviatuuri kasutada. Tõenäoliselt ma arvan, et ma olen 10 000 tundi olen kirjutanud, aga ma olen piisavalt palju kordi teinud, juba ma saan aru, kuidas asi käib. Käed juba toimetavad. Rattasõit, me teame samamoodi. Ja neid näiteid võib tuua hästi palju. Vaadake, kristlik usk on tegutsev usk. Kristlik usk eesti keeles võib-olla isegi võiks öelda, et ongi see väga hästi kokku võetud, on selline sõna nagu armastus. Armastus. Ehk siis kristlik usk ongi, kus armastub. Kus arm saab päriselt elavaks, nähtavaks läbi meie tegude. Et me lihtsalt ei kuuluta Jumala armu, aga me elame seda välja. Me lihtsalt ei räägi andestusest, aga me astume neid tegelikke samme, et me saaksime andestada. Kui me kuulutame Jeesust, siis me ei kuuluta iseennast. On igasuguseid põnevaid õpetajaid ja mingi aeg, ütleme siin 2000-ndate esimeses pooles läksid ka väga kuulsaks sellised jutlustajad, kes kuulutasid seda, mida kõiki Jumal tahab sulle anda. Ja just kui sina oleks maailma kõige olulisem sündmus, mis on üldse maailma ajaloos, inimkonna ajaloos juhtunud. Ja siis oli näha, et need, kes olid seal kuskil kõrgel tipus, nemad justkui said igasuguseid põnevaid asju ja siis, kui sina olid selline tavaline kogus inimene, siis sinuga nagu midagi väga ei juhtunud. Siis see ei ole Kristuse põhituum. Loomulikult on Kristus surnud sinu ja minu pattude eest. Aga see Kristus, kellest meie räägime, see on näoga teise inimese poole. See ei ole mitte peeglisse vaatav inimene, vaid see on teise inimese otsa vaatav inimene. Nii nagu Helena ütles, et me kõik tuleme ja me ei ole ideaalsed, aga me võime tulla Jumala ette sellistena ja see on okei. Ja see muudab, see on Kristuse täiesti eripärane nägu. Sest valdavalt religiooste arusaam on see, et kui sa oled kõige kõrgema, kõige pühama ette, siis sinna saab minna ainult see, kes on veatu. Vähemalt sellel hetkel ta on veatu. Ta on ennast puhtaks pesnud, ta on pannud selga oma kõige olulisemad riided. Need ei pruugi olla kõige ilusamad riided, need võib-olla kõige olulisemad riided. Kui Jumala viidi mingi and, siis see pidi olema veatu, ohvriand. Et ohvriand ei olnud siis mitte vanaaegne viis, kuidas tegeleda prügimajandusega, et mul pole enam vaja ja siis ma annan Jumalale midagi. Vaid kui ohverdati, siis anti kõige parem. Kui lambatalv, siis see pidi olema täiesti veatu lambatalv, mitte mingisugune vigane, kellest niikuinii tõulooma suurt ei kasva. Aga kui me tuleme Jumala juurde, siis me võime olla, me ei pea olema veatud. Ja samas me juba oleme ka täiuslikud. See on nüüd selline vastuolu Kristuses, aga Jeesus ütleb, et olge täiuslikud ja see täiuslikkus tuleb armastuses. Niisiis,
nii nagu see titt selleks, et tema saaks keegi, siis temas on see potentsiaal olla keegi juba olemas. Aga see ei ole kohe. Ja ka sellises vaimuandides me saame kasvada. See, et keegi on olnud kauem kristlane ja ta, ma ei tea, oskab, mõnikord on see tunne, keegi oskab väga hästi palvetada, ma veel ei oska. Kuidas seda paremaks teha? Hakka lihtsalt palvetama. Näiteks kõva häälega palvetamine. Keegi tuleb siia ette, ta räägib, mulle tundub, et ta räägib nii hästi, kuidas ta neid kõiki sõnu oskab. Kui te minu esimesi jutusi kuulaksite, mina näiteks ei tahaks neid enam kuulda päriselt. Üldse ei rääkinud hästi. Ebamugav. Esimene jutlus, mida ma tegin, ma rääkisin niimoodi. Pärast pastori abigas ütles mulle, et muidu oli okei jutt, kui sa võiks ennast vähem sügavalt teist tehes. Jutlustaja tamm. Vaevalt. Muidugi saaks ka väga põnev, et kutsus külaliselt, meil on ikka põnev pastor, kes sügab kogu aeg. Et tuleb seda teha. Kui Jumal on andnud sulle usku, et palvetada inimeste eest, et inimeseks terveks saada, siis sa pead seda praktiseerima. Tuleb lihtsalt palvetada. Ka siis, kui sa ei näe tulemust. Ka siis, kui inimene ei saa terveks. Aga mis siis ikka? Ma palvetan ikka edasi. Kui sul on teenimisand, siis ja see teenimine näiteks ka koguduses, et ma tulen siia, tulengi varem kohale ja teen need võileivad valmis. Selline järjepidev asi. Ma teen ja ma mõtlen, okei, järgmine kord võiks olla mingi põnevam võileib näiteks. Et oleks toredam, maisvam. Ka see on koht, kus saab kasvada. Ja see ei tähenda, et ühel inimesel on ainult üks and, mida Jumal annab. Või neid võib olla palju. Aga see, mida Paulus ütleb, et need tulevad lõkkele õhutada. Kui see on mingi vaimuand, mis sul on antud ja see on sulle kuskile varjule jäänud, siis seda ei ole sult ära võtnud, sest Piibel ütleb, et Jumal ei võta tagasi oma ande ja kutsumist. Ma tean mitmeid kristlasi või inimesi, kes on olnud kristlased, kes on Jumala juurest ära läinud, kes seda kirikust mitte midagi teada ja nad võivad nipsust hakata keeltest palvetama. Neil ei ole see and ära kadunud. See võime seda teha ei ole ära kadunud. Isegi siis, kui nad ei ole enam kristlased. Ma tean üksid inimesi, jah. See ei ole, sest need vaimuandjad ei ole selline, on olemas selline vastandnähtus, mille nimi on seestumine, kus inimese sisse tuleb kuri vaim ja see kuri vaim võtab tema üle kontrolli. Siis püha vaimuga ei ole niimoodi. Püha vaim ei võta sinu üle kontrolli. Püha vaim, kui tuleb, siis sinu mõistus jääb alati tegevusse, sinu tahe jääb alati alles. Ja sinu tahe, kas ma palvetan inimese eest või ei palveta inimese eest, see jääb mulle alles. Kas ma palvetan keeltes või ei palveta keeltes, see jääb mulle alles. Kas ma ütlen edasi selle pildi, mis mul on tulnud kellelegi, ma olen palvetanud kellegi eest ja mul tuleb mingi pilt, mingi selgus või ma ei ütle seda, see jääb mulle edasi. Aga mõnikord Jumal osadel inimestel puhul ta kasutab seda visuaalset poolt. Ta ütleb, et kuule, sa näed, palvetad kellegi inimesest, sa näed tema kohta mingit pilti. Ja ütled, kuule Jumal, või inimene, tead, ma nägin sinu kohta sükest pilti, ma ei tea, kas see midagi tähendab sulle või mitte, ma lihtsalt nägin. See ei ole mingisugune unenägude eri seletamine. Ja kui on selline and, siis Jumal mõnikord kasutab sellist viisi, kus sa näed kellegi kohta mingit pilti, see on selle inimeseks väga kõnekas. Aga kui Jumal on selle anni sul olnud, siis sina kontrollid seda, kas sa rakendad seda või mitte. Nii et need tuleb üles õhutada. Jumal ei ole andnud meile arguse vaimu, mis tähendab, et uskumine tähendab ka see, et ma ületan ka hirmu, mis minus võib olla. Mõnikord on see hirm avaliku esinemise ees, mõnikord on see hirm minna kellegi juurde ja öelda midagi. Minust, ma tean näiteks, et Jutat on Jumal kasutanud mitmete inimeste puhul, kus Juta on saanud mingisuguse, isegi teadmata täpselt selle inimese kohta midagi, ja ta on siis öelnud, kuule, et mulle tundub, Jumal tahab seda öelda. Meil on üks tuttav, kes Svetlana, ma ei tea, kas sa mäletad. Kui me tema kokku saame, ta alati räägib Juta sinust, kuidas sa midagi ütlesid talle, mina enam ei mäleta, tema mäletab, siiamaani mäletab. Ja täiesti inimene, keda Juta ei ole igapäevane sõbranna, ma ei tea, paar korda nägid teda, Jumal ütles midagi.
ja samas ma tean, et sa ei ole see inimene, kes hakkab alati esimesena vestlema ja sinu tüpaas on teine, sa oled pigem introvertne. Aga see, ma ületan selle hirmu endas, et ma astun kellegi privaatsfääri ja ütlen midagi. See on usk. See on see asi, millest Paulus siis räägib. Paulus ütleb, et Jumal on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega. Ja see on selline, et me võime öelda, et meil on kõrgem kutsumine. Et ma ei esinda alati iseennast, vaid ma esindan seda, kes mind on kutsunud, kes on siis Kristus. See on see, miks Paulus ütleb, et ma olen valmis kannatama. Ja ta ütleb, et ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päevani. Et see viimane usaldus Jumala peale oli Paulusel ja see viimane usaldus Jumala peale on see, mis on ka meile antud. Nii et ma arvan, et kogudus ongi nagu see sütevakk. Mitte ma ei tahaks öelda, et kogudus on sütevakk. Pärnu Soolevald kogudus on Pärnu Sütevakka gümnaasium mingi käepikendus või paralleelinstitutsioon. Aga kogudus on see koht, kus need sööd on koos. Need annid on koos. Sest sööga on ka muidugi üks selline omadus, kui sa veel ei tea, kui sa ei ole, ma arvan, me siin kõik teame seda, et kui sul on hõõguvad sööd ja sa võtad sellest hõõguvast sööst ühe söö kõrvale, teate, mis juhtub siis, jah? Kas lõke kustub ära või süsi kustub ära? Süsi kustub ära, ülejäänud sööd jäävad alles hõõguma. Mõnikord mul tundub, on see tunne, et ma karistan teisi, ma lähen ära. Siin nad on nii karistatud ja kui nad tunnevad, siis oi, millest nad ilma jäänud ja siis mõtled, jube jamaks läheb endale, aga teistel on ikka tore. Kuidas see võimalik on? Teistel on tore ja mul on jama. Ma läksin ju ära. Tam. Mina olen küll niimoodi mõelnud, ma vaatan teie peale, mõtlen, ma küll enam ei viitsi ja lähen ära. Ja siis olen oma peas seda mängu mänginud 5 minutit, siis ma saan aru, et ise olengi nõme pärast. Teistel on ikka tore. Kogudus ikkagi elab edasi. Jumala riik läheb ikka edasi. Kui ma arvan, et ma karistan kellegagi, aga see, et seal, kus need sööd on koos, seal on see hõõgumine, seal on see potentsiaal, seal on see tuli kõik olemas. Nii et me võime täna ka teha sedasi, et me pärast võime palvetada, kui sina vajad eest palvet, ütled, et ma ei tea, Jumal on mulle anni andnud, aga ma kuidagi ei ole julenud seda kasutada või on see, et ma ei tea, mis on mu and või ma ei tea, kas Jumal tahab mulle mingit andi anda, siis me võime koos palvetada, et tekiks see usujulgus, hakata astuma, tegema mingeid konkreetseid samme, võtma vastu mingeid otsuseid, proovida niimoodi väikest viisi. Aga me praegu palvetame ka ja palvetame siis ka nende inimeste eest, kes meid praegu vaatavad. Tõusme püsti ja issand Jeesus, me tuleme sinu ette. Issand, me palume, et me näeksime kõigepealt seda, mida sa oled meile juba andnud. Issand, ja mõnikord me oleme mingis asjas head, aga me mõtleme, et me tahaks midagi muud hoopis. Me ei tea, kas see on sinu parim plaan, aga me tahame usaldada sind. Me tõesti tahame paluda, et sinu tahe sünniks meie eludes. Et sinu tahe sünniks seal, kus on sinu kogudus. Issand, ma palun su kätte kõik inimesed, palun su kätte need inimesed, kes on siin saalis koha peal, me palume su kätte need inimesed, kes üle interneti seda jutust vaatasid või vaatavad järgi. Issand, ma palun, et sa tuletaksid meelde, mis on see and, mis sa oled kellelegi meist andnud. Me saaksime seda üles õhutada. Ja kui sa oled jäänud üksinda, kui sa oled oma anniga kuskil üksinda ja sa arvad, et ma saan õilmitseda, siis tegelikult on ka see Jumala sõna sulle praegu, et sa tegelikult vajad kogudust. Sa vajad enda kodukogudust, kus sinu and saab lüüa lõkkele. Sa vajad enda ümber oma kaaskristlasi, sest see on Jumala hea tahe sinu jaoks. Sest need vaimuannid on kõik antud koguduse kasutuseks. Läbi koguduse. Mis me mõnistame sinu nimel kõiki Pärnu linna kogudusi, kes sinu nimel kogunevad, kes sind tunnistavad üles tõusnud issandana.
ole sina meiega. Aamen. Nii, aga meil